Raplamaal Kuimetsast natukene eemal asub üks 50 parimast söögikohast Eestis. Ööbiku gastronoomia-talu peremees Ants Uustalu räägib ja näitab lähemalt, kuidas ta oma pop-up restorani peab. Gastronoomia hõlmab kõiki toiduga seotud tegevusi. Ööbikutalu lihtsalt oleks selline kuiv ja igav nimi ja kõik arvasid, et ma tegeleksin põllumajandusega. Et lihtsalt mingi külamees on omal põlle ette pandud, et teeb nüüd süüa. Aga sõna gastronoomia seal ees näitab seda, et siin tegeletakse toiduga juba 2 aastat muideks ja niisuguse ehtsa ja puhta toiduga ja selline stiil mulle isiklikult kõige rohkem meeldib, et ise olen väga õnnelik. See on lihtsalt see, et inimene saab aru, milleks siin tegeletakse. Siia tuleb juurde kindlasti toidu tootmine mingil määral, toidu kasvatamine, restorani toitlustus, kõik see, mis on ümber toidu igatepidi. Enamus asju, mis menüüs on samast külast pärit. Ja kui külas on otsas, siis vaatame Eestimaal ringi. Et mõnus on süüa teha, kui ei pea ootama valget kaubikut, kes mulle kaupa tooks kuskilt hulgilaust. Lihtsalt lähed naabri juurde, võtad sealt öiekese, lähed teise naabri juurde, võtad sealt teise taime ja nii sünnibki mõnus õhtumenüü. Aga oma talust on mis toiduained? Mul metsas kasvavad metssead, siis siin ürdipeenarde pealt tulevad kõik ürdid. Põllu peal on seal taga on nii peeti, porgandit, naarist, kartulit, kõike sellist, mida on lihtne ja mugav kasvatada. Miks su talu on Kuimetsa lähedal? Sellega on niimoodi, et ma ostsin selle maja ära ja kui ma selle notarist tulin, siis ma alles vaatasin notari pabereid pealt, kus ma selle maja ostsin. Ostsid põrsakotis? Põhimõtteliselt küll, jah. Mulle maja tohutult meeldis ja mulle meeldivad rehielamu tüüpi majad. Ja tõesti, ma läksin notarisse niimoodi, et ma ei saanud siia majja sisse. Ma olin ühe korra siin käinud, ma täpselt ei teadnud, mis külas on, mis vald see on ja mis maakond on. Et kui ma notarist tulin, istusin töö juures laua taha lõuna ajal, siis vaatasin, et nii, näe, mul siin maja, Raplamaale, Kaiu valda, Kuimetsa külda ja siuke ööbikutalu on nüüd minu oma. Ma läksin puhtalt õppimise pärast sinna Londonisse, kus ma töötasin 3,5 aastat. See kogemus on ja oli hea, aga ma ei ole kunagi läinud niimoodi, et ma jään sinna. Et mul on kogu aeg meeldinud teha asju natuke teistmoodi võib-olla, teha puhtalt nagu südamest, ei ole nagu ärilisi eesmärke väga. Et ma võiks ju ka linnas kuskil restoranis pea kokku olla, aga see ei ole see, et ma tahaks teha nii, nagu mulle meeldib ja ma tahaks sellises mõnusas keskkonnas ja mõnusa viilinguga seda teha, nii et see on see koht, kus mulle tõesti meeldib süüa teha, kus mulle meeldib olla, paistab ka külalistele meeldib, nii et igalt õiges. Aga plaanis laieneda või sa jääd ühe talu peale? No esialgu ehitame selle valmis, et hea küsimus. On mõtteid küll, et tegelikult võiks ju teha talurestoranide keti. Sellepärast siin ongi hea on see, et inimesed tulevad mulle külla ja ma saan nagu personaalselt nendega suhelda. Kui oleks selline kolhoos, kus on 50 või 100 inimest õhtu jooksul, siis ma jõuaks kõigiga suhelda ja kui mul oleks need restorani üle Eesti ka 10 tükki, siis ma igal poole ei jõuaks ühe õhtuga, nii et siis kauks isiklik tats ära ja ei oleks üldse see enam. Ja köögis mõllad sina üksi või sul on abiväge ka? Jaa, me oleme kahekesi siin, et päris üksi kõik asju ei jõua. Ja kui on vaja, siis võtame mõne ettekandja appi ja mõne aediku ja nii, et oleks mõnus. See on selge, kõik ise ei jõua. Ma olengi selline rahuting, et mulle meeldib teha midagi uut ja ägedat jälle, et rutiini ma ei talu. Aga siin see talu tegemine ei ole üldse rutiinne, et siin üks päev ehitad, üks päev istutad lilli, üks päev rohid, üks päev söödad sigu, teine päev teed süüa, see on nii palju erinevaid võimalusi, mida teha ja ma arvan, et praegu on küll see, kus mul meeldib olla, et eks nagu näis, et pigem mulle meeldib see maaelu, see puhas tooraine ja selle toidu tegemine sellisel viisil, nagu ma praegu teen seda ja rahvale see meeldib, et igal kokal peab olema oma vagu, mida künda, nii et